Tervist! Fookuses saade eetris ja stuudios Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Tere, Varro! Tere, Markus! Liina Kersna, kes on Riigikogu kultuurikomisjoni esimees, on hiljuti ette pannud seda, et lisaks 10 ERR-i nõukogu liikmele tuleks sinna lisaks määrata veel 3 ekspertliiget. Ekspertliikmed määratletakse Riigikogu kultuurikomisjoni poolt ja kinnitab need suur saal, kus loomulikult Reformierakonnal ja tänasel koalitsioonil on siis enamus. Mida see tähendaks? See tähendaks seda, et Reformierakond, tänane koalitsioon, tänane nii-öelda selline poliitiline gestalt üritab veel siis paika panna põhimõtteliselt ekspertide kaudu ERR-i nõukokku enda võimu. Vahetult enne, kui nad ilmselt 2027. aasta Riigikogu valimistel selle ära kaotavad. No see on teema, millest sina oled ka rääkinud ja kirjutanud ERR-i lehelgi ning peale sinu just nagu keegi sellest väga palju rääkinud ei olegi. Nojah, mind austalus üllatab, et see avalikkuse reaktsioon on olnud niivõrd tagasihoidlik, sellepärast, et see, mida me selle plaani näol näeme, minu täiesti kindla veendumuse kohaselt on ühemõtteline rünnak ERR-i sõltumatuse vastu ja püüdlus, valitsuskoalitsiooni parteide poolne püüdlus enne võimult taandumist, kuidas öelda, astuda vajalikud sammud selleks, et tagada omaenda kontrolli jätkumine või isegi suurendamine siis ERR-i juhtimisele. Et räägitakse ilusat juttu sellest, kuidas soovitakse ERR-i nõukogus suurendada nii-öelda ekspertide arvu ja osakaalu ja läbi selle siis nii-öelda parandada juhtimise kvaliteeti, aga kogu jutt on läbinähtavalt täiesti valelik, sellepärast et see, mis ütlemata jäädakse, on see, et need eksperdid määratakse ju sellised, kes on valitsuskoalitsiooni parteidele meelepärased, ennekõike Reformierakonnale, ja kes siis aitavad neile meelepärast programmi ERR-i juhtimise ellu viia. Ehk siis enne tuleva aasta valimisi soovitakse võtta absoluutne enamus koos nende uute nimetatud ekspertidega nõukogus ja selle abil panna pukki ka uus ERR-i juhatus kogu järgmise Riigikogu koosseisu ametiajaks. Ehk isegi kui Reformierakond taandub võimult ja Eesti 200 taandub nii valitsusest kui ka parlamendist, siis ERR-i juhtimine nii nõukogu kui ka siis ennekõike juhatuse tasandil jääb siis nende kontrolli alla. Ja ma ütlen, mis on lihtsalt naeruväärne kogu selle asja juures on see, et kui Rein Veidemann näiteks ütleb, et tema arvates isade päeval või oli see emade päeval või millal see oli, ma ei mäletagi, ei olnud kohane näidata seal mingisugust klippi ERR-is 2 isast, eks ole, siis seda tõlgendatakse tohutu sekkumisena ERR-i sõltumatusse. Aga nüüd, kus sul on olukord, kus peaministri partei astub samme selleks, et reaalselt võtta juhtimine täielikult enda kontrolli alla, panna ametisse endale meelepärane juhatus, siis on täielik vaikus. Mis näitab ka seda, kui naeruväärne kogu see asi on. Ei ole mingi protesti, ma ei ole kuulnud ERR-i maja seest, et selline sekkumine ERR-i sõltumatusse on vastuvõetamatu. Ei ole kuulda olnud protesti väljaspoolt ERR-i maja, erinevate teiste meediaorganisatsioonide poolt, parlamendi liikmete poolt, parlamendi fraktsioonide juhtide poolt, laiema avalikkuse poolt, et ma ei saagi nagu aru, et ma omalt poolt kirjutasin artikli ERR-i, selgitasin probleemi täielikult lahti ja tegin seda just nimelt kantuna arvamusest või eeldusest, et ma panustan siis ka käivituvasse sellisesse kriitilisse avalikku arutellu, aga mitte midagi, täielik vaikus. See on väga sümptomaatiline muidugi Eesti ühiskonnale. No Liina Kersna on välja tulnud loomulikult sellise ideega, et see on ERR-i sõltumatuse kasvatamine, et kui me vaatame neid loosungeid, millega välja on toldud, et siis see on ikkagi täiesti selline uskumatu kaksisoima jutt Orwelli 1984 stiilis, et selleks, et siis poliitikutest sõltumatut ERR-i nõukogu luua, selleks on sinna vaja tuua 3 ekspertliiget veel juurde. Ärme unusta seda, et tegelikult on ERR-i nõukokku ekspertliikmeid juba siin alles hiljuti lisatud, nimelt lisati sinna Paavo Nõgene ja siis Raul Rebane, kes mõlemad on sellised Reformierakonna meelsed nii-öelda tänase poliitilise nomenklatuuri meelsed tegelased, kes aitasid ju paljuski ka sellele kaasa, et Veidemann sealt nõukogu esimehe kohalt tagandataks ja siis Valner
sinna asemele nimetataks, mis oli selline karakteritapp, eks ju, et oluline on ju see kogu sellisele revolutsioonilisele seltskonnale see, et kui keegi kuskil piuksub midagi, siis on vaja see karakteritapp ära teha avalikult kõikide nähes, et kõik teaksid, et millest nüüd järgnevalt hoiduda. Et Veidemann paotas siin nõukogu esimehena liiga palju suu ja maksku, mis maksab, oli vaja see ära teha, eks ju. Et siin nii palju teile sõltumatust, nii palju teile ERR-i sellist, poliitilist nii-öelda siis sõltumatust poliitilistest suundadest ja kõigest muust, eks ju. Et ei, tehti ära julmalt, sekkusid ju, me mäletame, kes sekkusid põhimõtteliselt välisminister Margus Akadeemiker, me unustame tema tiitlit, akadeemik Margus Sahkna, siis sekkus isegi peaminister Michal, sekkusid teised ministrid veel ja Riigikogu liikmed ja siis Reformierakonna ja E200 poliitikutest nõukogu liikmed ja kõik ütlesid kui ühes suust, et nüüd peab Rein Veidemann ära minema. Üks nendest peamistest sekkujatest oli meie vana sõber, hea tuttav muusik Valdo Randpere, kes tuli välja ja rääkis samamoodi, et kui ma mäletan, kui see esimene nõukogu istung oli ära, kus ei saadudki veel Veidemanni ära tagandatud, siis Valdo Randpere tuli välja, andis ERR-ile väikse intervju, ütles, et ega väga-väga pettunud olen, et ei saadud seda asja nagu ühele poole tehtud, et järgmisel istungil tehti see ära. Nii, aga nii palju siis nagu sellisest sõltumatusest, sekkumatusest ja nii edasi. Et me nägime seda, et kuidas see sekkumine teostati, millise teerulliga ja nüüd on nagu vähe, et üritatakse 3 liiget veel sinna panna, et tasub ju meenuta või tasub ütelda ära selleks, et need 3 on praeguse kultuurikomisjoni poolt määratletud. Ja nimetatud. Nemad pakuvad välja täiskogule kandidaadid. Just, nii. Ja seal otsustatakse see häälteenamusega. Ja häälteenamusega, mis on siis ju, opositsioon on vähemuses, nii, et opositsioon ei saa seal otsustada. Ja teiseks on see, et seadus jõustub vahetult enne Riigikogu valimisi. Ja niimoodi, et praegune nõukogu võib, et see määratakse praeguse nõukogu juurde, mitte niimoodi, et nõukogu volitused lõppevad ja alles seejärel tekitatakse see olukord, et need 3 liiget sinna pannakse ja mida saab siis määrata võib-olla juba Riigikogu uus kultuurikomisjon ja uued jõujooned. Ega nõukogul ei olegi mingisuguseid üldisi volitusi, erinevatel nõukogu liikmetel on erinevad kestusega volitused ennast, erinevatel hetkedel saadakse. Seda küll, jah. Aga ütleme jah, parlamendi fraktsioonide esindajate volitused lõpevad ühel ajal koos parlamendi koosseisu ametist tagasiastumisega, eks selle uue parlamendi ametisse nimetamise, seda küll. Aga kas nõukogul ei ole 5-aastast volitust või? Ja nad on selles mõttes erinevad, et fraktsioonide esindajad on nii kaua, kuni nad on fraktsioonide esindajad, eks, aga nendel niinimetatud ekspertliikmetel on 5 aastat, aga nad on ka erinevatel hetkedel nimetatud, nii et nad ei lõppu ühele samal ajal, eks ole, et kes millal nimetati. Nii et selles mõttes jah, ei ole sellised ühtset ametiaega nagu juhatus, seda ma pean silmas. Aga ma arvan, et tasuks korra lihtsalt vaadata ka selle detailset poolt, et inimestele jääks segaseks, et võib-olla inimesed ei jaksa ise sellesse küsimusse süveneda ja ei saagi nagu täpselt aru, et kuidas see ERR-i juhtimise ülevõtmine siin kavandatud on. Et Liina Kersna muidugi käib ringi ja räägib nii, et suu suitseb. Valetab nii, et suu suitseb, ma ei häbene seda siin välja ütelda. Sellepärast, et ta räägib üksteist ilusat juttu, eks ole, ikkagi sellest, kuidas peab olema nii-öelda ekspertliikmeid vähemalt 1 võrra rohkem kui fraktsioonide esindajaid, sest et see ikkagi suurendab sõltumatust ja nii edasi, aga tegelikult on väga selge, et Reformierakond koos oma satelliidi Eesti 200-ga proovivad siis tagada endale ERR-i nõukogus sellise enamuse, mis võimaldaks neil ilmselt veel enne parlamendi koosseisu lõppu panna pukki uus juhatus 5 aastaks, ehk siis koguks järgmiseks Riigikogu ametiaja perioodiks. Ehk siis Reformierakond ja Eesti 200 peavad taanduma pärast Riigikogu valimisi ülimalt suure tõenäosusega valitsusvõimult, Eesti 200 isegi parlamendist, aga nad tagavad enne seda, et ERR-i juhatuse esimees ja tema koostöötav meeskond ehk juhatus oleksid siis neile nii-öelda meelepärased. Mina isiklikult muuseas arvan, et kavandatakse uueks juhatuse esimeheks Paavo Nõgeneni, kes on praegu nõukogus, aga ma ei tea seda kindlalt. Aga mul on niisugune mulje tekkinud.
või kedagi teist endale meelepärast isikut. Aga ma korraks ütleksin, milles see skeem seisneb? No ma pistan hetkeks vahele, et võite nüüd siis mõelda, head televaatajad, et milline hakkaks olema näiteks ERR-i, ETV ja ERR-i muude kanalite nii-öelda kõikvõimalik suhtumine näiteks siin käesolevasse uhkuse kuusse ja kõikvõimalikesse isade ja emade päeva. Et kui seal juhatuses ja juhatuse esimeheks oleks reaalselt avalik homoseksuaal Paavo Nõgene, et mis siis seal hakkab toimuma, et millist nalja isadepäeval ja emadepäeval veel võite näha ja kui suur on tõenäosus, et teie protest kuhugi suubub või mingisugust tulemust kannab? Ei no üks väga olulistest institutsioonidest oleks jälle üle võetud selle Vikerkaare koalitsiooni poolt, otseselt oma inimene seda juhtima pandud, nii et ega see on neil eesmärk alati olnud kõik olulised institutsioonid üle võtta ja nii see asi käibki. Et selles mõttes üllatavat ei oleks siin midagi. Aga ikkagi vaataks korra neid numbreid, millest nähtub see reaalsus. Et kui me vaatame praegu ERR-i nõukogu koosseisu, ma ei tea, kas sul on see siin kusagil olemas, siis me näeme mida. Et põhimõtteliselt koalitsiooniparteisid esindavad seal Randpere ja Reinaas. Mina ütleks, et põhimõtteliselt on koalitsiooniparteiks ju ka sotsid. Nad olid eelnevalt koalitsioonipartei ja nad on väga samameelne ideoloogilistes küsimustes. Kultuurisõja vallas on sotsid loomulikult kõikides kogu gestalti liitlane. Nii et ütleme nii, et nad on sisuliselt, Kaljulaid ja häälega nad võivad arvestada praktiliselt kõigis küsimustes, mis puudutavad, millel on vähemalt ideoloogiline dimensioon. Ja siis on nende poolt nimetatud 2 nii-öelda ekspertliiget, kes on siis Paavo Nõgene ja Raul Rebane. Ja see on siis 10-liikmelisest nõukogust 5. Ehk 5 häält on neil alati olemas. Nüüd, kuna nad ülendasid Valneri nõukogu esimeheks, kuna Valner aitas neil kukutada Veidemanni, siis ütleme nii, et olulises osas võivad nad ilmselt arvestada ka Valneri häälega. Ja siis neil on juba 6 häält 10. Aga Valner on natukene veel küsitav, et ta ei ole ikkagi nii päris ühemõtteliselt nende inimene. Ja siis ülejäänud 4 liiget on Sibul, Belobrovtsev, Veidemann ja nüüd minu asemel siis varsti Evelin Poolamets. Ja mul on siin vana teave, aga Evelin Poolamets kohe on. EKRE fraktsiooni esindajana. Nii et praegusel hetkel on neil siis kas 5 või 6 häält, vaata kuidas tahad, eks ole, ja nõukogu langetab üldjuhul otsuseid koosseisu häälte enamusega, mis tähendab siis, et selleks on tarvis vähemalt 6 häält, eks. Nii, ja siis nii on. See on neil juba põhimõtteliselt praegu olemas. Aga milles probleem on see, et juhatuse ametisse panemiseks sellest ei piisa. Juhatuse ametisse panemiseks ERR enda seaduse kohaselt, ma ei mäleta praegu paragrahvi, see on mul siin artiklis ka kusagil 2/3 häälteenamust. Just, on vaja 2/3 häälteenamust, vähemalt 2/3 häälteenamust, koosseisu häälteenamust, mis siis antud juhul 10 tähendaks 7. Eks? Ja 7 neil just nimelt ei ole, neil on 6, aga mitte 7. Sellepärast, et Sibula, Belobrovtsevi, Poolametsa ja Veidemanni häält nad ei saa endale meelepärase juhatuse pukki panemiseks. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kas nad saavad panna täpselt selle juhatuse, mida nad ise tahavad, või nad peavad arvestama ka Sibula, Belobrovtsevi, Poolametsa ja Veidemanniga. Et ikkagi leidma sellise juhatuse esimehe, kes oleks vastuvõetav ka. Ja Evelin Poolametsaga. Ja ma ei tea, kas ma nimetasin või ma ei mäleta enam. Ja ühesõnaga selle nii-öelda opositsiooni esindava fragmendiga siis sellest nõukogust. Sest neil on vaja vähemalt 1 häält sealt. Ja nad ei saa 1, kui nad lähevad, ma ei tea, Paavo Nõgeneni näiteks suruma juhatuse esimeheks, kindlasti ei saa. Või Raul Rebast näiteks, või kedagi teist sarnast. Ja nüüd ongi küsimus, mida siis teha, kuidas saada tuleva aasta kevadel pukki endale meelepärane juhatus. Nii et isegi kui Reformierakond taandub peaministri positsioonilt, taandub valitsusest ja Eesti 200 isegi parlamendist, siis juhatus ERR-is meeletult suurt eelarvet omavas meediaorganisatsioonis, millel on väga suur mõju Eesti avalikule arvamusele, muuhulgas seonduvalt nende tulevaste poliitiliste väljavaadetega, oleks ikkagi selline, mis oleks nendega nii-öelda sünkroniseeritud, neile meelepärane, ideoloogiliselt ja poliitiliselt. Ja siis ongi see plaan. Aga tuleme välja sellise ettepanekuga, et tegelikult peaks ikkagi olema ekspertliikmeid 1 võrra rohkem ERR-i nõukogus, kui on fraktsioonide esindajaid. Ja kuna fraktsioonide esindajaid on praegusel hetkel 6, siis see tähendaks seda, et tuleb nimetada 3 uut ekspertliiget, 3 täiendavat ekspertliiget. Ja jutt on seal juures siis see, eks ole, toome ekspertiisi juurde ja sõltumatust, et poliitikuid oleks ikka vähem kui eksperte ja niimoodi, eks. Aga kui me vaatame, kes neid nimetab, siis nimetab täpselt sama valitsuskoalitsioon. Kultuurikomisjon otsustab, kes
on täiskogu istungil esitatavad kandidaadid ja täiskogu kinnitab need inimesed ära ekspertideks. Ongi kõik. Ja täpselt samasugused inimesed pannakse sinna nagu Raul Rebane ja Paavo Nõgene. Eks, Reformierakonnale, Eesti 200-le sobilikud isikud. Ja see on reaalsus. Ja mis nüüd juhtub? Vaata, mis nüüd juhtub. Kui me võtame nüüd 13-liikmelise nõukogu ja võtame selle sama eeldus, et neil on juba olemas seal Randpere, Reinaas, Kaljulaid, Nõgene ja Rebane, siis lisame sellele 5 veel 3, saame 8 ja paneme juurde ka Valneri, ongi 9. Nii. Ehk siis kui nad saavad enda paati ka Valneri, kelle ees neil on ju teeneid, kuna tänu nendele sai jälle Valner nõukogu esimeheks, siis nad saavadki täpselt kokku 9 13-st, mis on napilt ehk kõige minimaalsemalt rohkem kui 2/3. Ja ongi olemas 2/3 selleks, et panna ametisse endale sobilik juhatus. Järgmiseks 5 aastaks, et kogu parlamendi järgmise koosseisu ametiajaks. Ja sellist asja tehakse päisepäeva ajal, ilma et mingisugust teravat ühiskondlikku reaktsiooni oleks. Ütle, kui see ei ole sekkumine, ERR-i juhtimisse, poliitiline sekkumine, võtta üle lihtsalt ja panna endale peenepärane juhatus, ilma et peaks nõukogu vähemusega üldse arvestama praegusel kujul, siis mis siis üldse see sekkumine on? Ei, see ei ole sekkumine, see on ekspertiisi lisamine. Ekspertiisi lisamine ERR-i nõukokku, meil on vaja eksperte. Meil on vaja meritokraatiat, Varro. Kuule, aga siis ma olen asjadest valesti ära, me võime saate kokku pakkida. Absoluutselt, ja meil on meritokraatiat vaja. Poliitikud teatavasti ei esinda meritokraatiat, meil on vaja nagu eksperte, kes on meedias pädevad, teavad, mida nad tahavad, milline on õige meedia, kuidas üldse tehakse meediat ja vähemalt selline jutt on küll Liina Kersnal ilusti siin olemas, et kui sa ütlesid ja mainisid, et Paavo Nõgene võiks saada järgmiseks ERR-i juhiks, siis mulle tundub, et nii Paavo Nõgene kui Paul Rebane on tegelikult Reformierakonna väga head kandidaadid, sest siin tuleb ülistuskõnet mõlema aadressil ikka kohe nagu külluse sarvest. Raul Rebasel on lisaks, ütleb Liina Kersna, pikale ja säravale karjäärile Eesti Televisioonis nii ajakirjaniku kui ka programmijuhina seljakotis ka väärtuslik kogemus erameediast ning meediaõppejõuna kõrgkoolidest. Kuna Rahvusringhäälingu roll usaldusväärse info edastajana suureneb drastiliselt meid ümbritsevas pöördumatult muutuvas infoväljas, kuuluvad ERR-i nõukogule kindlasti Marjaks Rebase kui kõrgelt hinnatud psühholoogilise sõdade ning infomõjutusteooriate ekspertiteadmised ja oskused. Lisaks loomulikult on kultuurimaastiku kogenud tegija Paavo Nõgene, juhtinud Vanemuise teatrit, kantslerina Kultuuriministeeriumit, osalenud ka varasemalt ERR-i nõukogu töös ja nii edasi. Nõgene tunneb põhjalikult kultuuri ja meediavaldkonda ja nii edasi ja nii edasi. Et siin põhimõtteliselt mulle tundub tehakse valimiskampaaniat juba mõlemale sobivale kandidaadile ERR-i juhatusse, vähemalt selle info põhjal, mida ma siit Liina Kersna artiklist ERR-ist loen. No rääkimata sellest, et Paavo Nõgene ongi ju ise Reformierakonna endine liige. Muidugi. Et ta astus Reformierakonda juba 2001. aastal ja oli liikmeks 22 aastat. Välja astus seal 2023. aastal. Ja nüüd saab öelda, et eks ole on parteitu inimene, eks ole sõltumatu täiesti. Küll jah, oli 22 aastat mõne aasta eest lahkununa Reformierakonnas, aga nüüd saame ta siis juhatuse esimeheks panna, kuna ei ole ju mingit parteilist seost ka. No ma ütleme, praegu me Nõgeneni nimega siin spekuleerime, sest et ega meie ka ei tea, keda nad sinna plaanivad, aga ma olen tegelikult täitsa kindel, et neil on see inimene juba välja valitud. Ja vastavad kokkuleppedki tehtud, eks ole. Nüüd on lihtsalt vaja see skeem ellu viia, mille abil saaks selle inimese pukki panna. Ja nii tehakse. Lihtsalt täiesti tuimalt seda päisepäeva ajal tehakse niimoodi. Ja kas sa näed ERR-i maja seest ka mingit protesti? Tuleksid välja seal nagu Margus Saare juhtimisel tullakse 50 inimest kohtumisel, et kuidas nüüd ikkagi on vastu võetav, et selline sekkumine ERR-i juhtimisel. Ei, neil on väga meelepärane. Paavo Nõgene tuleb neil juhiks. Et valitsuskoalitsioon paneb neil Raadio 2 nutab. Ja küsimus tegelikult nende inimeste vaatest ei ole üldse selles, et kas sekkutakse või ei sekkuta, vaid küsimus on selles, et sekkuge palju tahate, peaasi, et meile ideoloogiliselt meelepärases suunas. Et jamaks läheb siis, kui keegi natukenegi midagi kobiseb viisil, nagu Veidemann seda tegi, mis on nagu kriitiline nendele meelepärase ideoloogilise suundumuse suhtes. See tuleb siit välja väga kenasti. Margus Saarele ja seltskonnale väga meeldiks Paavo Nõgene oma juhina. Pole küsimustki.
kahtlemata. Ei, see on huvitav jah, et kuivõrd varmad on ERR-i enda töötajad tõepoolest tulema nagu vabariigi agoraale niimoodi kohe enam-vähem rind paljana niimoodi. Eero Epner kirjutab eepose. Eero Epner kirjutab eepose, kuidas meid üle taheti võtta, kuidas ERR taheti ära vägistada konservatiivide poolt umbes selliseid. Siis küsitakse, tõesti, nii hull on lugu, et taheti lausa täitsa ära vägistada. Ja mis siis juhtus? Ei no, Veidemann nüüd helistatis, ta ütles, et tema arvates ei oleks pidanud isadepäeval näitama 2 isast lugu. Nii, ja siis. Ei no see oligi see nagu. See oligi see vägistamiskatse, ülevõtmiskatse, sekkumine või? Okei, no siis te olete küll palju kannatanud ikka, eks. Jube. Ja see on hea näide, ma ütlen, ERR on selline klassikaline nii-öelda tööstuslikult manufakteeritud näide sellest, mida nii-öelda selline ideoloogiline, revolutsiooniline nomenklatuur üritab teha. See on nüüd nende nii-öelda kullakene, eks ju. Sellepärast, et Eesti on ikkagi, oleme nüüd ausad, Eesti inimene on, kui tal on üldse religioon, siis tal on selle religiooni nimeks võib nimetada aktuaalne kaamera. Et tõsi, pidevalt kogu aeg liigub ühiskond sealt natukene ka välja, aga selline klassikaline nagu tüpaaž on see, kes ikkagi vaatab nagu aktuaalset kaamerat ja välisilma ja see, mis sealt tuleb, see on ikkagi nagu püha sõna. No, kas ma võin selle vahele pista? Pista. Lihtsalt kõlgneva kommentaari. Ega sellel on ka põhjus, miks nii paljud inimesed nii regulaarselt aktuaalset kaamerat vaatavad. Ja see põhjus on väga lihtne. Ja seondub just nimelt selle meeletu ressursiga, mida sinna sisse pannakse. Kuna aktuaalse kaamera tegemiseks eraldatakse riigieelarvest niivõrd suur ressurss, tohutult suur rahaline ressurss lihtsalt, siis lihtsalt mitte keegi teine ei suuda kõrvale panna midagi võrreldavat. Lihtsalt ei suuda toota igaks õhtuks sellist uudiste magasiini, eks ole, kohalikud poliitika uudised, välispoliitika, veel muud laiemad sündmused, reporterid igal pool Riigikogus, valitsuse pressikonverentsides, regioonidesse lähevad. No ei ole jaksu, ei ole seda tegelikult Postimehel, ei ole seda tegelikult Delfi grupil, rääkimata väiksematest tegijatest. Ja tulemuseks ongi see, et see massiivse rahasüstiga saavutatakse nii totaalne ülekaal, et lihtsalt kõik vaatavadki, sest ega mingit muud niisugust õhtust uudiste saadet lihtsalt ei olegi võtta. Ja see on ideoloogiline konstruktsioon loomulikult, eks ju, kõik need välisilmad, kõik need asjad, eks ju, millised uudised paigutada aktuaalsesse kaamerasse, millisesse rakursis seda teha, kuidas näidata ühte ja teist Eesti elu sündmust, millised maha vaikida, millised esile tuua, see on kõik selle uudiste toimetuse enda nii-öelda poliitiline, ideoloogiline valik. Nii, ja selles mõttes nagu ERR mida omakorda suunab juhatus. Mida omakorda suunab juhatus ja sellised asjad, eks ju, nagu rahvusringhäälingud, mis on nagu Euroopa riikides väga olulist rolli omavad, eelkõige siin ka ida pool, eks ju, kuna need olid ju Nõukogude Liidu ühed sellised peamised nagu sotsialistlike vabariikide omad ka, mis olid nagu ainus meediakanal. Inimesed on nagu põllukonniti harjunud sellega, et sa paned kanali käima ja sealt tuleb see üks programm, mis sealt tuleb, uudised lõppevad ja siis hakkab, ma ei tea, multikad või midagi muud, eks ju, pikk film ja midagi muud, et aga see on selline asi, mis on nagu paika pandud, et et see on see kanal, mis meil on, infokanal. Ja kui me vaatame tegelikult seda, et millist lahingut on löödud nii Poola kui ka Ungari rahvusringhäälingute teemal. Et see näitab seda, et kuivõrd oluline on kogu sellele progressivistlikule nomenklatuurile see rahvusringhääling, et see on vaja enda hoolde, enda kämbla alla saada, seda on vaja kontrollida ja alati, kui võim vahetub, eks ju, siis tullakse täiesti jultunult, nii nagu Poolas ja nii nagu praegu käib Ungaris, täiesti jultunult rahvusringhäälingu kallale ja hakatakse seda ümber kujundama. See on see asi, mis peab olema nii-öelda progressiivse nomenklatuuri käes. No jaa, aga mis on selle nii-öelda mündi teine külg on ju see, et vaata, kuidas süüdistatakse Ungarit ja Poolat. Ja. Et no kujutad see ette, kuidas ikka taheti, et rahvusringhääling või see avalik-õiguslik meedia võtta nagu valitsuse kontrolli all. No täitsa ikkagi no uskumatu ja häbiväärne lugu, eks ole. Ja nüüd vaatad meie kallist väikest armast Eestikest. Mida te teete? Te teete täpselt sama asja.
ma ei oska väga palju kaasa rääkida isegi, mida seal Ungaris või Poolas siis tehti või tehtud, ma arvan, et siin on ka nagu liialdatud ja valetatud omajagu. Kuigi samas Ungari valitsus on ka öelnud, et ega tõesti me ei eitagi seda, et avaliku õiguslikku meediat suuname meie valitsusena, täpselt samamoodi nagu eelmine valitsus seda tegi, eks ole. Aga hästi. Erinevus on lihtsalt see, et meie omad absoluutselt eitavad, aga tegelikult teevad sama asja. Kuidas nõukogu esimees maha võeti Veidemanni näol? Peaminister andis poliitilise suunise, välisminister pidas vajalikuks anda veel poliitilist suunist ja siis veel kultuuriminister, 3 ministrit kuni peaministrini välja, annavad selgelt oma esindajatele nõukogus suunised, kuulge, et see mees tuleb välja vahetada, eks. Ja siis vahetataksegi välja. Lihtsalt niimoodi poliitilisest suunisest lähtuvalt nõukogu esimees vahetatakse välja, sellepärast ta oli teinud mõned märkused, mis olid ideoloogiliselt ebameeldivad võimul olevale valitsusele ja ERR-i majas valitsevale mentaalsusele, eks. Tehti ära ja nüüd järgmiseks võetakse lihtsalt tuimalt, kasvatatakse uute liikmete nimetamise kaudu nõukogus oma häälte arvu piisavalt, täpselt piisavalt selleks, et panna pukki uus juhatus, mis siis omakorda, eks ole, valib välja kõik uudistetoimetuse juhid ja sõlmib nendega lepingud või lõpetab nendega lepingud. Praegugi, eks ole, Samost lahkus uudistejuhi koha pealt ERR-ist, konkurss kuulutati välja, konkursid on ka nagu nad on, me teame, eks ole. Ja kes siis otsustab, kes saab uueks uudistejuhiks? Juhatus. Aga kui Reformierakond paneb endale ametisse uue juhatuse, siis nad võivad kõik need lepingud üle vaadata ja uuesti sõlmida, eks selle võtta endale meelepärast inimesed sinna. Pauanõgane võtab sinna järgmiseks mingisuguse Vilja Kiisleri. No miks mitte, või kellegi teise, eks selle. Veelgi niisuguse ideoloogilisel meelepärasema isiku, kui need, kes seal juba on, eks selle juhtivatele positsioonidele või suurendab nende osakaalu. Nii et mis mind hämmastab kogu asja juures on lihtsalt ka see, et milline silmakirjalikkus kogu aeg on, süüdistatakse teisi, eks Ungari, Poola, ma ei tea, kes siin veel, aga mida ise teete sama asju ja siis ollakse vait nagu kulditrukki, et keegi nagu ei ütle midagi. Et nii kaua, kuni nende uute ekspertliikmete nimetamine nõukogus on täielikult valitsuskoalitsiooni otsustada nende kontrolli all, ta võid neid ükskõik kui palju sinna juurde nimetada, mida rohkem nimetad, seda suuremaks valitsuskoalitsiooni enda mõju ERR-i juhtimisele muutub. Mitte väiksemaks ei muuta. Sa ikkagi liialdad, Varro, sellepärast, et meil on olnud ERR-is selline intervjuu, kus Astrid Kannel Aktuaalses Kaameras usutles Liina Kersnat. Nii. Ja seal ikkagi esitati selliseid, vägagi kriitilisi küsimusi. Kuivõrd ERR-i nõukogusse valib liikmeid võimuliit, sest et parlamendi enamus seda teeb ning Reformierakond on võimuliidus suurim liige. Kas ma saan õigesti aru, et kui te aimate, et valimistel tõenäoliselt jääte opositsiooni, siis üritate leida moodust, kuidas ERR-i rohkem ja edaspidi kontrollida ja miks mitte valida ka ERR-ile uus juht, sest et seda tuleb aasta jooksul teha. Nii, selline küsimus ja nii edasi. Selle küsimusel oleks isegi ju jumet. Selle küsimusel on jumet iseenesest, et Rahvusringhääling on ka täna ainukene avalik õiguslik institutsioon, mille nõukogus on poliitikute ülekaal. Ajab Liina Kersna oma juttu ikka edasi. Teistes avalik õiguslikes organisatsioonides on ka poliitikuid, aga neid on selgelt vähem kui valdkondlikke eksperte. Meie eesmärk on vastupidine teie öeldule just nimelt suurendada poliitilist sõltumatust. Ega sellel intervjuuli on isegi natukene isegi jumet, kui ausalt. Järgmine küsimus on ju ka, ta küsib sama asja kohta. Aga neid valdkondlikke eksperti kinnitab Riigikogu ning teil on võimalik tekitada endale eksperdid, kellega te olete nõus ja siis, kui te olete opositsioonis, siis need eksperdid on teil ERR-i nõukogus olemas. Mida te jätab muidugi? Mida ta eelnevalt juba mainis, on see, et mitte ainult nõukogus on olemas absoluutne ülekaal, vaid ülekaal on selline, mis võimaldab teil panna ka juhatuse. Nii et siin isegi nagu põhimõtteliselt küsimused on ise ennast nagu täitsa nagu õigesuunalised, aga sellega see asi ka piirdub. Tegelikult oleks vaja protesti sellise asja vastu. Ei käi niimoodi, et tulete, kasvatate endal nõukogus kohtade arvu nii palju, et panna ametisse uus juhatus ja põhimõtteliselt sellisel viisil tagate enda kontrolli ERR-i juhtimise üle ka selleks perioodiks, kui te ise olete sunnitud valitsusvõimult taanduma. Mis asi see on? Mis asi see on, ma küsin lihtsalt. Mida te räägite siin Rein Veidemannile sekkumisest ERR-i sõltumatusse, kui paralleelselt toimuvad sellised asjad, kõige jõhkramad ja jultunumad protsessid ERR-i juhtimise sõna otseses mõttes täielikult ülevõtmiseks parteiliselt suunatult. See on ju naeruväärne. Ma ei oska, mulle saavad sõnad otselis, mida ma ütlema pean, see on minu meelest nii naeruväärne, et See ongi nagu selles mõttes huvitav, et kogu sellele seltskonnale ei ole veel piisav see kämmal, mis neil seal peal on, eks ju. Et ERR on ise täieliku progressivismi ja liberalismi kants kogu oma kaadri poliitikas.
nii, ta edendab isadepäeval mingisugust homopaari ja nende ostetud lapsi, nii. Ta laseb eetrisse mingisugust Madame Variku perverdi etendust vahetult enne aastavahetust. Ja teeb seda täiesti nagu küüniliselt ühiskonda lõhestades ilma igasuguste nii-öelda moraalsete piiranguteta. ERR ise tal on alati õigus, seal on ERR-i poolt ise paika pandud eetikanõunik nimega Tarmu Tammerk, kes istub seal juba, ma ei tea. Kes istub 25 aastat seal või, ma ei tea, nii palju kui mina mäletan. Kindlasti rohkem kui 15 aastat. Ma olen aastat. ERR-is töötanud ka 8-9 aastat seal Klassikaraadios ja vähemalt siis oli Tarmu Tammerk ilusti seal olemas juba. Et oma 20 aastat on ta vist küll olnud seal kohe päris kindlasti. Mis on võrdväärne selle olukorraga, et me tuleme ja nimetame kellegi Objektiivi toimetuses näiteks Objektiivi eetikanõunikuks, kes saab siit palka ja kelle peamiseks eesmärgiks on õigustada kõiki Objektiivi samme ükskõik millise kriitika vastu, mida meie suunas võidakse teha, et see on tema palk põhimõte või tema töö. Nii, et ERR on juba üle võetud. Nii, juba pandi paika Valner, juba tehti ja see on pikka aega olnud ju niimoodi. Et ega siis Reformierakond on tegelikult ju kontrollinud ERR-i ka eelnevatel aastatel ja aastakümnetel siin, kui ta oli pikalt valitsuses. Selge see. Aga nüüd siis ei ole nüüd on tekkinud mingisugune tunne, et ei, et paneks nagu ikka veel. Ei ole piisav sellest kontrollist. Isegi selle väite osas ma võib-olla näeksin vajalust natuke kvalifitseerida, et peaks vaatama ajalukku ja vaatama konkreetseid numbreid ja otsuseid. Et ma ei ole isegi kindel, et Reformierakonnal on varem olnud sellist mõju ERR-i nõukogus, mis võimaldaks niimoodi päris oma mees panna. No Allikmaad nimetati Reformierakonna meheks põhimõtteliselt pikka aega ja isegi maja sees räägiti temast kui Reformierakonna. No, ta oli Reformierakonna minister. Ta oli minister ja liige ja nii edasi, et selles mõttes ta oli nagu otsene mees, kes Allikmaa oli eks ju millal, 15-16 aastat tagasi. Jah, natuke sealt edasi. Et praeguse juhatuse kohta niimoodi minu meelest nagu otse öelda ei saaks, et nad on niimoodi täitsa nagu Reformierakonna kontrolli all, et see ei ole nii lihtne, sellepärast, et siis, kui praegune juhatus ametisse nimetati, ei olnud Reformierakonnal nii suurt ülekaalu nõukogus. Aga nüüd ongi just nimelt küsimus selles, et kuidas tekitada nõukogus selline ülekaal, et saaks siis panna päris oma. Et sellise juhatuse, mille puhul ei pea enam vähemusega üldse arvestama. Et lihtsalt teeme oma ja nagu Riigikogus, eks ole. Et opositsiooniga ei arvestada üldse keegi küsi, kedagi huvita, mida opositsioon arvab. Nii et me paneme, mida me tahame ja võtame vastu sellised seadused, nagu tahame. Ja nad tahaksid, et nõukogus saaks uue juhatuse panna ametisse samamoodi. Me ei aruta teiega mitte midagi põhimõtteliselt, võime arutada nii-öelda suu soojaks, eks ole. Aga lõpuks me paneme ikka neid, kes me ise tahame, sellepärast, et meil on need hääled koos. See on selle mängu nimi. Ja muuseas ma tahan sulle ühe huvitava paralleeli, mida ma ei ole pannud tähele, et avalikus arutelus oleks läbi käinud, et keegi oleks märganud. Ma isegi märkasin seda tõttelda alles täna. Et Riigikogu menetlusse on antud prokuratuuri seaduse muutmise seadus. Ja võib-olla oled kuulnud, sellest on räägitud, et osana kavandatavast muudatustest nähakse siis ette, et riigi peaprokuröri ametiaega pikendatakse 5 aastalt 7, aga ilma tagasivalimisõiguseta. Praegu on nii, et on 5 ja on võimalik valida tagasi veel 5 aastaks, kokku 10. Aga nüüd siis, et ei oleks seda tagasivalimise protsessi, võetakse ära uuesti valimisõigus, aga pikendatakse ametiaega 7 aastale. Nüüd me võime vaielda selle üle, kas me pooldame seda või ei poolda. Mina näiteks tegin ettepaneku, et võiks olla lihtsalt 5 aastat ilma tagasivalimisõiguseta, sest et peaprokurör on nii palju võimu, et seal peakski inimesed tihedamini vahetama, eks. Aga millest ei ole avalikult räägitud, on üks väga huvitav nüanss. Nimelt rakendussätetes on kirjutatud, et kui nüüd seadust muudetakse, siis see kohaldub ka juba ametis olevale riigi peaprokurörile. Ja see tähendab nüüd seda, et riigi ametis olev peaprokurör nimetati ametisse sedasi, et tema ametiaeg algas 2025. aasta aprilli alguses. Siia 5 aastaks, ehk siis see lõpeb 2030. aasta aprilli alguses. Peakorraks need numbrid meeles, 25-35 aastat. Nüüd, kui seda seaduse muudatust kohaldatakse ka talle, siis tema ametiaeg lõpeb mitte 30. aasta aprillis, vaid 32. aasta aprillis. Mida see tähendab? See tähendab seda, et järgmine Riigikogu koosseis
kus siis Reformierakond ei ole enam nii-öelda jämedat otsa oma käes hoida, vaid on ilmselt opositsioonis, ei saagi peaprokuröri nimetada. Eks see koosseis selle pinnalt formeeritud valitsus, eks ole, ei saa. Sellepärast, et järgmine Riigikogu koosseis alustab oma tegevust tuleva aasta kevadel, 27. aasta kevadel ja lõpetab 31. aasta kevadel. Aga peaprokuröri ametiaeg praegu selle seaduse muudatusega pikendatakse kuni 32. aasta kevadeni. Ehk siis põhimõtteliselt sa näed siin nagu paralleelset protsessi. Jah, edaspidi ei saa nii üheselt öelda, et kes seda siis nimetada saab, eks ole 7 aastat, me ei tea, millal see lõpeb ja kes siis parasjagu ametis on, aga selle valitsuse vaatepunktist on see iseenesest nagu tähelepanuväärne. Et sama asi, mida tehakse ERR-i juhtimisega, et võtta seal üle juhtimine, panna seal ametisse juhatus koguks järgmiseks Riigikogu ametiajaks, toimub ka prokuratuuri juhtimises. Eks nende nimetatud peaprokurör jääb koguks järgmiseks Riigikogu ametiajaks. Ja mulle tundub, et see ei pruugi veel ainuke olla. Siin peaks tegelikult silmad lahti tegema, et äkki on veel mingisugused kohti, kus nad üritavad oma võimu kindlustada niimoodi aastateks ette. Et see nii jääks. Igati mõistlik muidugi, loomulikult, sellepärast, et teades, et nüüd järgmises Riigikogus jämeda otsa juures ei ole, üritataksegi teha kõike täiesti jultunult veel, et nii-öelda endale soodsad inimesed paika panna, kui kogu muu nii-öelda selline ametiredel kokku kukub, toiduahel, siis on vähemalt mingid kohad, kus on juba eelnevalt pandud paika need inimesed, kes oleks truisti laulmas seda laulu, mida tahetakse. Ja, absoluutselt, igati nagu huvitav olukord. Nii et ma ei oskagi öelda, mida selle asja kohta kokkuvõttes ütelda, et minu meelest see räägib nagu Eesti ühiskonna kohta väga palju rohkem laiemalt, kui reaktsioon ei ole niisugust. Aga sa oled nüüd rääkinud nagu teiste nagu endiste kolleegidega sealt ERR-i nõukogust, et sa ise muidugi nõukogu liige enam ei ole, aga noh, ma ei tea, Priit Sibulaga võib-olla saad kokku kuskil Riigikogu koridorides riigi valitsemise vaheaegadel, et võib-olla nagu tähendab, sealt ei tule nagu mingit vastust. Ma ei tea, ma ei ole Priiduga sel teemal rääkinud, peaks muidugi rääkima, aga veidi ma ise. Tahaks nagu näha, et võetaks sõna. Ma ei saa aru, miks see võeta sõna. Minu meelest see on nii jõhker asi ja see kavatsetakse, nagu ma aru saan, ära teha siin lähinädalatel. Enne Riigikogu suundumist suvisele pausile, enne istungjärgu lõppu, et see nädal on teine lugemine ja ilmselt planeerivad järgmise nädalasse 3. lugemise ehk ära koputamise. Ja ongi korras, tehtud. Presidendi valimisega natukene teistmoodi, et seal on see matemaatika natukene keerulisem võib-olla, et ei tea, kas Riigikogus tuleb toetus sellele, aga teoorias võiks ka tegelikult vabariigi president olla selline, mis valitakse ära järgmiseks 5 aastaks niimoodi Reformierakonna ja kogu selle seltskonna poolt. Niimoodi, et ükskõik mis valitsus tuleb, on presidendiks selline, kes põhimõtteliselt teeb seda, mida No siin ei ole nii lihtne, et nad ei saa seda seadust praegusel hetkel sedasi muuta, et endale valija nii-öelda valija kogus valijameeste hääli juurde tekitada või... Ei, no ma mõtlen eeldusel, et tekitada selline kandidaat või üritada see kuidagi Riigikogus poliitiliste sobingutega ära teha. No nad ei saa No sellega on neil keerulisem. Ja sellega Riigikogus on keerulisem, ma mõtlesingi, et ongi. Peavad kombineerima oleva seadusliku raamistiku pinnalt. Nad ei saa muuta seda raamistikku, eks ole, et nad peavad opereerima selle pinnalt, mis neil on. Eks Riigikogus neil oleks vaja 68 häält, mina ei näe varianti, kuidas nad 68 häält kokku saaksid, kui just nii-öelda aknaalustest saadikutest neile keegi appi ei tule. Et Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid saavad 3 peale kokku 66. Aga neil on vähemalt 2 aknaalust juurde, et vastasel juhul, kui aknalt tuleks 2 häält juurde, siis võib-olla nad isegi suudaksid Kersti Kaljulaiu ära teha. Aga nii palju ma olen küll kombanud ja saan aru, et aknaalustest Kersti Kaljulaidu vist keegi toetama ei hakka, nii et see on nagu, kuidas öeldakse ingleses, close call, et saaksid need 2 häält juurde mingite hüvede lubamisega, siis võiks Kersti Kaljulaiu uuesti presidendiks teha Riigikogus. Et ega selles mõttes see nagu päris välistatud ei ole. See oleks jah, kaunis vaatepilt jällegi. Naispresident, empaatiat rohkem sellist emalikku hoolt, eks ole, rahvast ühendada, hoida, mitte lõhestada. Selles mõttes, see oleks väga oluline.
empaatia mina ütlen, see sugu on kõige olulisem asi. Kõige olulisem, see on see, mida ma ka oma kommentaaris, viimas kommentaaris rääkisin, et kuidas meil on nagu see idee, et põhimõtteliselt sugu on see absoluutselt kõige olulisem, et piisab puhtalt sellest, et keegi on naine. Et siis ongi põhimõtteliselt lõpuks 4 varianti. Kas Kaljulaid, Kaja Kallas, Marina Kaljurand või Vilja Kiisler, ega ma rohkem variante siin ei näe. Absoluutselt. No ma pakkusin ka muidugi Herman Kelomeest Eesti esimeseks naispresidendiks. Sa mõtled, et sugu voolab ja vilab sugu vilab ja voolab ja nii edasi, aga saab näha. Vulab ja virdab. Vulab ja virdab. Ja. Selles mõttes, miks mees ei võiks olla Eesti esimene naispresident? Muidugi võiks. Aga asi on tegelikult tõsine ja seda tasub nüüd nagu tähele panna, et see on väga hea, et sa oled selle nagu esile tõstnud, et tegu on põhimõtteliselt ERR-i ülevõtmiskatsega ja kui see nüüd ära tehakse, siis võite kindlad olla, et järgmised 5 aastat põhimõtteliselt ka peale Riigikogu valimisi on ERR-i nõukogu ja ilmselt ka siis uus juhatus, mille nõukogu valib, Reformierakonna käpa all, kes juba järgmisel aastal on riigivõimu juures loodetavasti lahkunud. Nii et selline manipulatsioon. Ja ma toon ühe aspekti veel esile, millest ma kirjutasin ka oma artikli lõpus, et üks selline punkt, millele toetudes on väga lihtne aru saada, et nad just nimelt üritavad nõukogus oma mõjuvõimu kasutada sellisel määral, et ka panna ametisse endale meelepärane juhatus. Millega on võimalik seda hästi lihtsalt testida, et see täpselt nii on. Läbi selle, et vaata, kui sa lähed 2 lõiku üles poole, ma kirjutasin ka seal, vaata need, kui Kersna ja teised valitsuskoalitsiooni esindajad sellised varjatuid püüdlusi eitavad, on neil selleks avalikus veenmiseks üks väga lihtne ja käepärane võimalus. Nimelt võiks kõnealuse seadusemuudatuse jõustumise kavandada mitte Riigikogu valimiste eelsesse, vaid sellele järgnevasse aega, näiteks 2027. aasta juunisse. Ja, siis saaks ju uus Riigikogu valida uued eksperdid. Te ütlete ju, et see seaduslik raamistik tagab selle, et sinna saavad sõltumatud eksperdid, kes ei teeni teie huve ega midagi. Aga siis selleks, et avalikust veenda, mis vahet seal on, kas see jõustub nüüd 6 kuud varem või 6 kuud hiljem see regulatsioon. Las jääda sinna juunisse, teeme valimised ära, siis on uus Riigikogu koosseis, selle pinnalt uued jõuvahekorrad ja siis las see uus Riigikogu koosseis otsustab, kes need 3 täiendavat liiget on. Kuidas see sobiks? Ei, see ei sobi. Oota, aga miks ta ei sobi siis nüüd? Miks see nüüd siis ei sobi? Te ise ütlesite, et sinna niikuinii ju Riigikogus on nii riigimehelikud inimesed ja kindlasti valitakse parimad eksperdid ja ei pea ju kartma, et valitsuskoalitsioon endale meelepärased inimesed sinna nimetab. Ei meie puhul jah ei pea kartma, aga nende puhul need ju nimetavad kindlasti endale kas sa kujutad ette? Ja teie ei kavatse, meie ei kavatse sellist asja teha. No, kelleks te meid peate? Rääkimata sellest, et kogu sellest jutust kumab ju läbi kogu selle nii-öelda infantiilne nägemus sellest, et ekspert oleks justku kuskilt taevast kukkunud mingisugune selline marsimees või kuu elanik, kes tuleb siia, omab puhast kristallset ekspertiisi ja mitte mingisuguseid enda poliitilisi ja maailmavaatelisi ideoloogilisi eelistusi ei omagi. Ei olegi võimalik, et ta neid kuskil rakendaks. Ei tunne ühte poliitikut, ei tea mitte midagi. Ta lihtsalt vaatab seda meedia. Endal mingid maailmavaatelisi eelistusi ei ole. Ja ta on lihtsalt selline puhas leht, nagu peas ainult puhas ekspertiis, vaatab meedia välja ja annab sellist selget kristallset nõu, kuidas ERR selgemini oma seadusest tulenevaid kohustusi täita. Et see on see idee eksperdist, et ei ole niimoodi, ei ole kulla inimesed niimoodi, et ekspert on selgelt maailmavaatelist, poliitilist, kultuurilist eelistust omav inimene, kes töötab just nimelt selliste nii-öelda Reformierakonna machinatsioonide järgi ja teeb neid otsuseid nii, nagu Reformierakond ja kogu see liberalistlik, progressivistlik seltskond soovib. See on teie ekspert. No nii ongi jah, et kogu see jutt ekspertidest, sõltumatutest ekspertidest on täielik nonsense. Oleme väga hästi näinud seda sõltumatut ekspertiisi seal, et kui on vaja Veidemann maha võtta, siis öeldakse Sulev Valnerile, et teeme sest endast nõukogu esimehe ja ekspertiis avaldubki selles, et tehakse nii, nagu poliitiline tellimus ette näeb, et midagi muud seal ei olegi. Nii et jah, ja kokkuvõttes lihtsalt näed järjekordselt selleks banaanivabariigi mustrit. Ega see midagi ei ole. Mina lihtsalt tundsin, et mul nagu nõukogu
endise liikmena on nagu kohustus midagi ütelda selles olukorras, olgu ma enam nõukogu liige ei ole ja võikski öelda, et mis see minu mure enam on. Aga lihtsalt teatav nagu moraalne vastutus on, et kui sa oled olnud seal nüüd 3 aastat, eks ole, et ja selles olukorras, kus sa näed, et nõukogu lihtsalt tuimalt üle võetakse, ütle siis vähemalt midagi, siis ma mõtlesin, ma kirjutan selle artikli, et mina olen nagu öelnud. Ja et see tõesti oli nii, see oli selgelt näha, et nii tehti ja lihtsalt kui kõik seda vaikides heaks kiitsid ja lasid seal juhtuda, siis mina vähemalt ei vastuta selle eest. Ja mitte, et see asi siin oleks niivõrd põhimõttelise tähtsusega, aga iseenesest märkimisväärne, kuidas ka kulu ju lihtsalt suurendatakse. 100 000 eurot, nagu ma artikli lõpus ka mainisin, et nõukogu kulu juba praegu on 350 000 eurot aastas. Lihtsalt nagu nõukogu kulu eelarves. Et see, et käia seal koos, et 1 kord kuus, eks ole, koputada mingid otsused ära, nõukogu ei otsusta seal eriti mitte midagi tegelikult, olgem ausad. Praegu käib Objektiivi annetuskampaania, kui ma mõtleksin, et nõukogu või kogu Objektiivi eelarve oleks 350 000 aastas. No saaks teha nii mõndagi. Aga ERR-i kontekst on see muidugi väike raha, aga objektiivselt on see väga suur raha. Ja nüüd eks selle 3 nii-öelda ekspertliiget juurde, lihtsalt vopsti 100 000 veel juurde. Ehk 350 000 pealt 450 000 peale eelarve. Kujutad see ette. Sa paned tegelikult väga hästi ette ka seal, et Eestis ju napib neid kõikvõimalikke regionaalseid korrespondente. Sellest on kogu aeg nõukogus juttu. Küll võtaks, raha ei ole. Raha ei ole, eks. Meil on vaja neid nõukogu eksperte sinna, kes tulevad ajavad seal, istuvad kord kuus seal kohal, nõukogus. Ei, me kõik ju teame tegelikult, et nende ekspertide ainus nimetamise põhjus on hääletada olulistel hääletustel, olla selleks kaalukeeleks, et määrata juhatus või teha mingeid muid otsuseid. 100 000 eurot aastas on selle hind. 100 000 eurot on aastas, selle maksab kinni maksumaksja. Saaks panna endale meelepärase juhatuse sinna. Ja ma võin seda ka öelda täiesti kindlalt, et see, kas seal on nüüd 3 niinimetatud ekspertliiget rohkem või vähem, mitte kuidagi ei mõjuta selle nõukogu otsuste kvaliteeti. Tõesti ei mõjuta. Ma arvan, et see isegi nagu võib seda langetada, sest et seltskond läheb juba nii suureks, et nagu laadaks läheb, eks ole, et praegu 10 inimest on päris palju inimesi, kellega nõu pidada. Nüüd on 13, sinna pane veel juhatus otsaks, 5-liikmine juhatus, kes on ka praktiliselt alati nõukogu koosolekutel ja räägib suurem osa ajast, siis 18 inimest juba, et sellises grupis ei olegi võimalik enam väga nagu rahul, niimoodi nõu pidada, et igaüks saaks sõna vajalikul määral. Ja ma arvan, et see võib isegi langetada vähemalt seda nõukogu tööprotsessi kvaliteeti. Ja sisuliselt see ka mitte midagi juurde ei anna, ma küll ei näe, kuidas annaks. Rääkimata sellest, et ma ei näe, kuidas mõjutaks nõukogu töö kvaliteeti see, kas seal on naisi rohkem või vähem, et nagu sotsid siin soovivad oma eelnõuga, täiesti irrelevantne küsimus, aga nii asjad käivadki, aga siis pole mõtet imestada, et kõik asjad lähevadki. Ega seda keegi ei soovi, et nõukogu otsuste kvaliteet paraneks. Aga Kersna räägib sellest ju pikalt laialt, kuidas me ikka toome ekspertiisi juurde ja siis hakkavad tulema paremad otsused. Millised otsused need siis paremad tulevad ja millises aspektis ma tahaks teada? Näita mulle konkreetset otsust, mis on olnud ebakvaliteetne, et oleks olnud ekspertiisi rohkem, see oleks tehtud kvaliteetsem otsuseks. Üheski sellisest asjast ei taha keegi muidugi rääkida, sellepärast et kogu see jutt ongi niisugune suusojaks aetud möla lihtsalt, ma ütlen otsa, et hakka ilustama. Nii et Reformierakond võtab üle ERR-i veel rohkem valitsuskoalitsioon, kui ta seda praegu on võtnud ja teinud aastate jooksul ja kõik on vait, nii et ma ei tea, mida siin lõpuks ütelda seda, et kõik inimesed, kes sellega ERR-i juhatuse ja ERR-i majasiseste asjadega seotud on, ERR-i nõukogu liikmed eelkõige, paluvad ka sõna, mainige midagi avalikult sellel teemal, kes vähegi nagu ei nõustu sellega. Miks mitte ka näiteks endine ERR-i nõukogu liige Peeter Espak võiks midagi kirjutada. Kõik endised nõukogu liikmed võiksid ütelda midagi tõesti selle asja kohta. Aga Reformierakonnast on muidugi võimalik inimlikult aru saada, et vaata see aastagi näiteks mindi juba erakonnana välja ja marsiti seal Vikerkaare paraadil, uhkuse paraadil, mis toimus mõne päeva eest Tallinnas. Aga kas ERR-is oli näiteks otseülekanne sellest paraadist? Oli? No ei olnud. Miks ei olnud? No sellepärast ei olnud, et pole sobilikku juhatust ERR-il. Et kui saaks nüüd omad inimesed sinna ERR-i juhatusse, ERR-i juhatuse esimeheks niimoodi, Vikerkaare rahva esindaja näiteks, küll siis tuleks ka see otseülekanne näiteks Pride'ist ERR-is. Et oleks ilus, et ikkagi nagu edendaks seda sallivust ja mitmekesisust ja perekondlikke väärtusi, nagu Valdo Randpere ütles, et ma küsisin, millise sätte vastu Rein Veidemann siis oma kommentaaridega eksis, ta ütles ka, et ERR peab edendama pereväärtusi on seaduses kirjas. Suur tänu, et see oli väga hea selgitus, et Rein Veidemann tõesti siinkohal libastus, et kuna meil on nüüd Eesti Vabariigis ju ka
homopaarid, perekonnad, seadus ütleb, eks ole niimoodi, et siis tõepoolest, eks ole, et perekond, mida rohkem sa homoideoloogiat edendad, seda innukamalt see pereväärtus edendad. Nii et vaat, kuidas saab kõik ära seletada. Nii ta läheb. Kui keegi veel sõna ka sekka ei ütle ja keegi protesteeri, siis läheb veel hoogsamalt. Nii et sellised mõtted, sellised ideed, aitäh sulle neid artikleid kirjutamast ja saatesse tulemast. Aitäh sulle ka ja jääme kuulmiseni.